Oleme nüüd siin paksunahaliste majas Tallinna loomaajas ja meie vestluskaaslaseks on loomaaia peaarst Aleksandr Semjonov. Et kui me nüüd vaatame siis ninasarvikute pesa, siis me näeme, et üks kamber on tühi. Ja me teame seda kurba uudist, et 8. oktoobril ninasarvik Elba meie seast lahkus. Öelge, kas loomad saavad ka kuidagi aru, et seltsiline tal, et sõpra ei ole? No esiteks arvestame sellega, et kuna tegemist on teravmohk ninasarvikuga, kes on väga üksik ja üksinda elav loom, et kas neil on sõpru, seda on raske öelda ja mida me tegelikult reaalselt hetkel näeme, et võib-olla meie pinti tunneb ennast isegi natukene paremini, et ta on nüüd üksinda. Sest me väga tahame panna ennast looma asemele ja vaadata maailma nii nagu meie seda näeme, aga reaalselt mõned loomad tunnevad palju paremini, kui nad on üksinda ja neil ei ole sellist kaaslast, territoorium ja tegelikult suhted ei pruugi alati väga head olla. Aga kui me nüüd räägime ninasarvik Elbast, mis siis 8. oktoobril juhtus? No kui me räägime sellest, et mis Elbaga üldiselt juhtus, et me nägime, et meie eakas 29-aastane ninasarvik siin juba suvel kaotab kehakaalu, et midagi oli temaga siiski valesti. Tegime vereproovi ja vereproovid tegelikult ei näidanud, et tal organismis oleks mingi suurem häda siseorganitega ja nii edasi. Kuid me siiski nägime, et Elba tervis ei ole päris korras ja ütleme, see olukord muutus meie jaoks halvemaks 15. septembril, kus Elba lõpetas söömise. Ta oli väga passiivne ja oli näha, et midagi väga tugevasti valutab tal, et kohe hakkasime raviga. Tahtsime üle vaadata tema hambaid ja ma pean siin kohe ütlema, et ega selliseid juhtumeid maailmas, et ninasarvikule keegi raviks hambaid väga ei ole kirjeldatud, kuna oma toitumise füsioloogia tõttu tegelikult ninasarvikut ei saa suud lahti teha. 2 päeva enne protseduuri jällegi Elba seisund jällegi märkimisväärselt halvenes ja me pidime uuesti alustama intensiivraviga. 3. oktoobril, nii nagu oli planeeritud, et protseduur oli teostatud, kuid visuaalselt üle vaadates hambaid, kirurg ei näinud ühtegi sellist hammast, mis oleks haige kulunud ja ei olnud nagu otseselt vajadust mingit konkreetset hamba eemaldada. Kuid tegelikult, kui meie käime hambaarsti juures, siis jällegi kõige täpsemaks diagnostimisvahendiks on röntgen. Kuid ninasarviku lõualuud on niivõrd tugevad ja paksud, et röntgenkiirgus ei lähe nendest läbi. Ja me jätkasime raviga, kuid reaalselt kuna Elba ikkagi ei hakanud midagi sööma, sest põhimõtteliselt ta muutus nõrgemaks ja nõrgemaks ja 8. oktoobril juhtuski see, et ta suri ära. Et loomade puhul ongi nii, et väliselt, ma ei tea, nad ei anna vist väga signaali, et mul siit valutab või nii, et ongi üks asi, mida nad teevad, et nad jätavad siis söömise, kuna see on nende jaoks üks tähtsamaid asju elus. Nii nagu teie lemmikloomaga, eks ole, et me tihti märgame, et midagi on valesti ainult seetõttu, et me näeme, et meie lemmikid ei ole oma portsudena ära söönud. Loomajas on üks reegel, et kui loom sureb ära, ükski surm ei saa jääda niisama, et kui meil ei ole konkreetset põhjust, kui me ei tee kõiki võimalikud uuringuid pärast, et välja selgitada, et milles oli probleem ja kuidas me saame tulevikust neid probleeme vältida. Et hetkel pehmetes kudedes me sellist konkreetset kasvajat ei leia, aga meil on muutused luus ja proovid, mis on võetud seal, peavad näitama meile, et mis selle põhjuseks oli. Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma, miks ninasarvik maati loomaaia territooriumile? Ninasarvik maati loomaaia territooriumile, sest Eestis puudub alternatiiv surnud looma siis realiseerimiseks, kui siis nii öelda, et me teame, et meil on Vireen loomsete kõrvalsaaduste tehas, kuhu ka suurem osa
või enamus loomaaia loomadest siis lõpuks jõuavad, et neid siis kõrvaldada või õigem oleks muidugi taaskasutada, et olla terminoloogias korrektne. Aga miks siis Elba ja ka 2 varasemalt surnud ninasarvikut on loomaaia territooriumil maetud, on just see, et vireen ei ole lihtsalt võimeline looma iseärasustest tulenevalt teda ära töötlema. Me oleme siin loomaaia ühe keelumärgi juures, ega see ka ei ole juhuslik, et inimesed, külastajad võivad teada, et need ninasarvikud on kuhugi loomaaia territooriumile maetud, aga kuhu täpsemalt, seda me naljalt teada ei saa. Miks? Jah, sest et nii nagu loomaaed on erinevatest tsoonideks jaotatud, on need kohad, kuhu inimesed saavad vabalt ligi pääseda ja on mõned alad, mis ei ole külastajatele muul põhjusel avatud ja kindlasti on ka see matmispaik üks selliseid kohti. Tallinna loomaaed eristub suurest osast tegelikult loomaaedades sellest, et meil on suur ala ja meil on looduslikku ala. Meil on siin 90 hektarit maad, millest meil on umbes 30 hektarit, mida me otseselt ei kasuta igapäevaselt looma jaoks, et seetõttu on võimalik seda looma ka loomaaeda matta. Aga kui teil on võimalik mingil viisil esmast uudishimu nagu rahuldada, et kuidas see protsess nagu välja nägi? No eks ta ju välja näeb sellena, et esmalt kui looma maisitee lõpetab, siis loom viidi veterinaariasse, kus siis toimusid lahkamised, siis jätkub juba selle ülejäänud looma transport alale, kus teda maetakse, enne seda on valmistatud siis vastav auk ja väärtuslikult seda teeme ja loom pannakse siis maa sisse ja pannakse talle pinnast tagasi peale ja siis juba loodus võtab enda osa ja et kõige tavalisem praktika on jah see, et loom jõuab siis vireeni, aga on ka juhtumeid, kus ju loomast on tehtud topis. Näiteks üks viimaseid, mida on võimalik ka Tallinna loomaaias tegelikult näha, on krokodill Vanamees, kellest me tegime topis ja kes on loomaaias nüüd välja pandud. Ja sama on ka väga paljudes teistes loomaaedades, et iga looma puhul sõltub sellest, et kuivõrd väärtuslik ta on, kuivõrd eriline oli, kas temaga mingisugune lugu, kas ta on vana loom. Aga väga palju ka kasutatakse ju näiteks seda, et kui loomaaias loom sureb, siis on palju kiskjaid, kellele antakse võimalikult suur osa loomast, nii ka Tallinna loomaaias. Näiteks meil oli ühe Ameerika piisoniga oli siin üks kurb juhtum umbes aasta aega tagasi, kus me pidime ta eutaneerima, aga kuna see oli õnnetusjuhtum, ehk oli mänguhoos murdnud jala, siis oli tegelikult see loom täiesti kasulik meie kiskjatele ja üks 300 kilogrammi liha me saime anda. Kui keskkonnanõudeid ja veterinaarseid nõudeid järgides üksikuid loomi matta, nii et on tagatud see, et põhjavett ei reosta, pinnast ei reosta, puuduvad ka muud asjaolud, siis nagu me teame, siis kui metsloom sureb, siis me ei lähe seda korjust sealt tegelikult ju ka ära võtma, nii et loodusesse tagasi jõudmine ei ole halb, aga kui hakata nüüd massiliselt seda tegema, siis on suur oht põhjaveele ja keskkonnareostuseks ja seetõttu see üldine loomsete jäätmete osa jõuab ikkagi vireeni, et ära käidelda, nii et sama on suuresti kindlasti ka teistes loomaaedades, et üldjuhul nad jõuavad ikkagi nendesse käitluskeskustesse, kus siis neid realiseeritakse juba nõuetele vastavalt. Härra Inma, aitäh selle intervjuust! Aitäh!